Et alustamegi võib-olla nende küsimustega siit samast saladuste toa keskelt ja sellest näituse ettevalmistusest inspireerituna. Et sa uurisid hästi põhjalikult tegelikult ka füüsiliselt neid muuseumikogusid. Paljud teavad, et muis.ee kaudu on siis võimalik kõikide riiklike muuseumide kogudega tutvuda ka nagu digitaalselt, aga sind huvitasid ka füüsiliselt need asjad, mis siin kogus on. Palun räägi sellest protsessist ja nendest tähelepanekutest natuke. Mis sa siin avastasid? Ma ütlen arvuti poole ka korraks tere kõigile ja ütlen, et mul on suur rõõm siin olla, et ma tajun, et keegi ka veel kuuleb või vaatab meid, aga et Ketliga on olnud seda näitust väga tore koos teha ja täna siin ka sinuga siis vestelda, et ma tõesti käisin ju teie Võratu muuseumi niimoodi keldrist pööninguni läbi ja hästi palju tahtsin füüsiliselt asju näha ja mind huvitas see, kuidas on asjad paigutatud, kuidas nad on pakendatud, kuidas nad on säilitatud, kuidas nad on üles märgitud, kuidas ma mingeid esemeid võin leida ja kui lihtne või keeruline on avastada midagi uut. Ja käisin siis füüsiliselt läbi fondid ja muidugi kõik need siis fotopank ja muis mõistagi ka. Aga tegin seda kogu aeg ka sellise eesmärgiga, et nagu üldistada pilti, et saada mingit üldist nagu emotsiooni või mingit käekirja või mingit sõnumit nagu igast näiteks materjali kogust, et mis tunde nad tekitavad ja lasin nagu nendel kogudel ennast juhtida ka, et mismoodi ma selle oma näituseni siis jõuan. Sul olid või kujunesid väga toredad kuidagi märksõnad või sellised enda definitsioonid mõnes mõttes nendele kogudele või materjalidele, millega sa kokku puutusid, et tahaksid sa neid jagada? Jaa, miks mitte, et võib-olla miks nad mul ka niimoodi kujunesid või miks ma neid nagu natuke ka otsisin, on ikkagi see, et ma ju mõistsin ja kogesin, kui suur see varandus on ja et see on nagu tohutu vastutus ka nende asjade eest ja see on nagu raskus, et sa oled vaimustunud võib-olla mingitest üksikutest esemetest, aga kui neid esemeid on nii palju, et kuidas nagu vaimses mõttes ja füüsilises mõttes suuta üldse nagu hallata seda suurt nagu pärandit. Ja siis iseenda jaoks kuidagi nagu tahtsin ka nagu süveneda nendesse materjalidesse ja leida mingisuguseid selliseid ühiseid nimetajaid, et otsida siis võib-olla välja oma selliseid lemmikuid või et keraamika näiteks minu jaoks seostub ikkagi tõsiselt kõige olulisemaga meie nagu maises elus, et ta on niivõrd see toit tegelikult nii füüsilises mõttes, mida me sööme, kui vaimses mõttes, mida me kasutame. Et seetõttu ka valisin siia Leo Rohlini suure töö ühe panin siis pikali nagu leib, et see on nii oluline ja nii soe materjal ja võib-olla selle materjali kaudu saab kõige paremini meie elu nagu hoida, et temast on ka valmistatud, eks ju, aegade jooksul palju anumaid, esemeid ja see hoidmine kõige sügavamas tähenduses on minu meelest selles keraamikas nagu olemuslikult sees. Tekstiilikogu võib-olla üldse tegelikult omamoodi paar on see tekstiil ja keraamika, need on ühed kõige suuremad kogud teil ja tekstiili on ka väga palju ja seda on väga põnevat ja väga kvaliteetset minu meelest, väga huvitavaid töid, suurepäraseid vaipu ja tekke ja kangaid, et kuidagi selle tekstiilikogu olemus jällegi on selline nagu katmine ja soojendamine, mõnes mõttes nagu ka varjamine ja varjamine nagu võib-olla selle mõiste laiemas tähenduses, et kaitsmine kurja eest ja võib-olla varjamine ka väga ereda info või ereda valguse eest, mida võib-olla ei suudaks muidu nagu välja kannatada. Ehte
kogu on muidugi täis väga põnevaid esemeid ja võib-olla siis nagu veel metallikogu sealjuures ka, aga et ehte kohta mul kuidagi tekkis ühel päeval selline nagu äratundmine, et mis see ehe minu jaoks nagu on või mida ma leian nendes ehetes on see, et neid on erinevatest materjalidest ja tundub, et neid on justkui hästi nagu kergelt ja võib-olla mingistest käepärastest odavatest materjalidest valmistatud ja on vääriskividest ja väga põhjaliku ja suure tööga sündinud teoseid, et nad on nagu mingisugused ravimid või vitamiinid, et seal on selliseid maarohtusid, on mingeid täiesti platseebo asju, mis töötavad ainult tänu sellele, et sa usud, aga on ka tõelist sellist mürki, mida sa võib-olla mingis kriisisituatsioonis, kui oled haige ja õigel hetkel õige koguse võtad, on elupäästev ja võib-olla mingis teises situatsioonis hoopis eluohtlik. Et see tundub mulle nagu, et see ehte nagu diapasoon on hästi lai, et sellega saab nagu palju teha. Et ta on selline põnev valdkond. Naha kogust, kui rääkida, see nagu otsimine, et mis selle naha kogu olemus nagu on või selle materjali sõnum, see läks mul keeruliselt. Et ma ei ole võib-olla siiamaani väga hästi suutnud tegelikult selle materjaliga nagu sina peale saada. Aga nüüd hiljuti ma tegelikult kuidagi jõudsin selleni, ma sain aru, et see on selline võib-olla kõige nagu isetum materjal, et ta on ikkagi täielik loobumine, et üks elu on põhimõtteliselt selle oma kesta andnud edasi niimoodi edaspidiseks kasutamiseks ja oma valik siin ka sellel näitusel, siia seinavitriini panin Eve Kaareti köide Arvo Pärdi Peegelpeeglis teosele, et selles samas nagu heliteoses ja Eve teoses ka see loobumine kõigest, et sa loobud nagu justkui nii paljust, kui sa vähegi saad. Ja et siis jääb veel midagi väga erilist nagu järele, et see tekkis mul selline paralleel. Ja klaasikogu, võib-olla selle koguga ma olin kõige enam nagu tuttav varasemast ja see materjal on ju see, mida ma kogu aeg kasutan, aga võib-olla see klaasi nagu salapära või nagu haaramatus ja hoomamatus ja teispoolsus on ikkagi see, mis on siiani alles jäänud. Et ta on ikkagi materjal, mida sa ei saa nii hästi, nagu sa ei saa aru, kuidas ta tuleb, sa ei saa näppuga teda ise nagu valmistada või et need on ikkagi väga suured kuumused, kus ta sünnib ja ikkagi ta on nii eriline, kui sa vaatad seda läbipaistvat materjali, et kuidas ta saab üldse selline olla. Et see salapära ja kosmilisus võib-olla, mis selle klaasi olemus on. Kas need olid ka omadused, mis sind kunagi tõukasid siis kunstiakadeemiasse, tollasesse siis Tallinna Kunstiülikooli seda eriala õppima? Jaa, kindlasti see, et ma ei saanud nagu sellest aru, kuidas see saab olemas olla või kuidas see nagu võimalik on, et ütleme, telgedel kudumine, tekstiilid ja keraamika, need olid mulle nagu lähedasemad ja olnuks võib-olla loogiline valida mõni teine eriala, aga jah, see klaasi kummalisus oli see, mis mind köitis ja see keerukus ka põnevus nagu selles. Sa õppisid 90ndatel aastatel, et milline siis oli klaasiõpe, et mis sul võib-olla sellest ajast kõige eredamalt meelde jäi või mis sind sellel ajal mõjutas? 90ndad olid ju üleüldiselt hästi suur nagu muutuste aeg ühiskonnas ka, et oma riik ja oma raha ja kõik on nagu uus ja klaasiõppes ka muutus hästi palju ja samas, et kõik oli uus ja kõik oli muutumises, et see oligi nagu selle elu osa siis ju kogu aeg. Et meie õpingutes ka võib-olla oli see, et sai nagu, ma nüüd tagantjärgi vaatan, et olid täpselt nagu 2 aega, mis nagu niimoodi sai liidetud, et ma veel sellest
vanast õppest võib-olla sain oma sellise hea ampsu kätte näiteks meie praktika Neemani klaasitehases Valgevenes või siis hästi põhjalikud kompositsiooniõpped ja proportsioonide timmimine Maie-Ann Rauni juhendamisel, aga hiljem Mare Saare eestvõttel meile osakonda jõudnud esimene klaasisulastusahi, mille siis sulatustehnikud hakkasin nagu katsetama ja seal selles valdkonnas tööd tegema, et see oli selline suur muutus. Ja tegelikult ka ikkagi jõudis palju uut kirjandust siis just meile ja anti välja raamatuid mujal maailmas, mis hakkas siis vaikselt meile jõudma, kus oli põhjalikumalt klaasi ajalugu kirjutatud ja kus oli kaunemaid ja suuremaid pilte ka sellest klaasi ajaloo pärandist. Et ütleme, varasemate selliste nõukogude ja venekeelsete tuhmide piltidega raamatute kõrval see kõik oli nagu uus maailm, et see oli igapäevane avastamine seal. Sa lõpetasid 96. aastal klaasi eriala magistrikraadiga. Millest su magistritöö rääkis? No minu magistritöö teoreetiline osa oligi pühendatud antiikklaasile ja siis sealt just sellele eriti varasele perioodile, mis on klaasi puhumise eelne. Ja tegin siis selle antiikklaasi seletussõnastiku, et tahtsin ka, et meil oleks eesti keeles neid mõisteid, neid sõnu, millega üldse rääkida sellest klaasi ajaloost näiteks. Ja siis praktiliseks tööks tegin klaasi ja metalliga skulptuurid. Et see oli siis 9 objektist koosnev skulptuuride grupp 3 korda. Et see oli selline esimene installatiivse iseloomuga teos, et sa katsetasid seda ka juba varem? No tegelikult õppimise ajal ju katsetasime igasuguseid asju ja tegelikult ilmselt mul selline soov teha midagi iseseisvat, installatiivset, võib-olla osaliselt ka teha midagi sellist, mis ei sõltu kuidagi galeriist või ei sõltu postamendist või ei sõltu mingist etteantud asjast, et ma olen sellest täiesti vaba, et see mind nagu tõukas ka seda laadi tööd tegema. Et sinu selles mõttes, kuidas öelda, karjäär läks paralleelselt tegelikult kohe peale lõpetamist õpetamisega. Ühelt poolt siis jätkasid oma kunstnikupraktikat või õigemini alustasid seda iseseisvalt, aga teiselt poolt siis hakkasid ju kohe osakonnas õpetama, et sa tegid seda üle 20 aasta järjest. Et see kindlasti andis sulle tegelikult võimaluse siis sellisesse nagu eriala õppesse ja arengusse väga palju panustada, et mis sa pead oma panuseks võib-olla selles pikas protsessis õpetajana? No mina alustasin nende samade sulatustehnikate õpetamist ja selle valdkonna nagu kaardistamist ja kõikide uute tuulte, mis siis selles valdkonnas nagu ka maailmas toimusid, nendega kursis olemist ja nende katsetamist. Ja see on üks väga põnev ja rikas teema olnud, mida ma olen siiamaani proovin ikkagi kätt pulsil hoida, et mis selles sulatustehnikate valdkonnas nagu toimub. Aga siis hiljem võib-olla tegelesin põhjalikumalt kompositsiooni õpetamisega ja enda jaoks nagu keskendusin sellele, et mida on siis nendele üliõpilastele kõige enam vaja ja jõudsin võib-olla oma sellise ideede genereerimise nagu metoodikani, mida ma siis sain üliõpilastega koos nagu väga mitmeid aastaid läbi teha ja see on tohutult huvitav ja see oli niivõrd rikastav ja et ma olen nendele üliõpilastele kõigile nagu väga tänulik, et see on mind inimesena hästi palju nagu võib-olla rikastanud ja
ja ma loodan, et nemad ka nagu kuidagi minuga koos nagu tundsid seda rõõmu neid kompa ülesandeid siis lahendades selliselt võib-olla veidi teistsuguse metoodika alusel. Ja tegelikult ikkagi ka see klaasi ajaloo uurimine ja vahepeal siis ka just selle varase klaasi ajaloo loengute lugemine, see oli selline minu ala. Enda välja töötatud metoodika tundub nagu väga-väga põnev, sellest kindlasti peakski paluma sul täiesti eraldi rääkida, aga et kas sa võib-olla täna siin mõne näite saad sellest tuua või on see üldse võimalik, et kuna see ilmselt ei koosne ainult väikestest detailidest, vaid on süsteemne õppe. Ja minu enda jaoks ta nagu kujunes hästi süsteemseks ja mida rohkem nagu aega ja mida rohkem nagu põhjalikumalt sai kõiki valdkondi nagu seal läbi niimoodi proovida, seda parema tulemusena jõudis, aga see kõik oli tehtud selle eesmärgiga, et nendel noortel kunstnikel tekiks tunnetus, et mitte kunagi ei ole puudu ideedest. Et see on nagu minu kuidagi selline mingi tunnetus või veendumus, et ideid on tõepoolest palju ja kui sa oled professionaal või kunstnikuna tegutsed, sul on lihtsalt võime olla valmis nende ideedega suhestuma ja sealt nagu valima, et see palett, et alati, kui sul on mingi probleem või sa tahad mingi teemaga tegeleda, et sa lööd selle ideede paleti lahti ja muidu tegutsed, et ei ole seda, et sa imed seda ideed kuskilt välja. Ja tõepoolest, et kui me neid nagu kompas siis neid harjutusi tegime, ideid genereerisime, siis mida rohkem sa sellega tegeled, seda rohkem neid nagu tuleb, et see on niisugune allikal käimine, et ei lõppe otsa. Et see on väga rikastav. See on selline teatav süsteemsus ja jätkuv praktika, et see on sulle omane kunstnikuna ka, et sa pead seda oma loomingus kõige olulisemaks või mida sa pead? Ma ei tea, kas ma seda pean kõige tähtsamaks või olulisemaks või et kas ma sellega just alati tegelen, aga võib-olla mul natukene on niisugune tunne, et ma tahan alati vähemasti kaardistada, et mis need ideepojad mul on, mis kõik kuidagi siplevad või millega kõigiga võiks nagu tegeleda, et siis et ma olen teadlik vähemasti, mille hulgast ma siis selle valin, millele ma parasjagu oma aja nagu pühendan. Et võib-olla selles on mingi teatav kontrolli nagu friik minus, et ma tahan teada, mis toimub ja siis ma tahan teada, millega ma tegelen. Ja see on ajendatud vist ikkagi rohkem sellest, et mulle tundub, et see osa, mida me ei tea maailmast ja mis on võib-olla nagu kunsti nagu päris osa, et see on alati ikkagi veel võimsam ja see on veel suurem osa kui see, milles me nagu jälile jõuame. Ja see on tegelikult ka põhjus, mis ma selle näituse nagu saladuste toaks nimetasin, et see saladus, mis nendes teostes on, mis on nagu tulnud sinna koos selle kunstniku ja tema selle loomishetkega, et see jääb sinna ja võib-olla on natukene võimalik nagu vaatajal saladusele lähemale jõuda, aga et see saladus on seal sees. Kui mõeldagi võib-olla sellele, et praegu kunstis on küllaltki tavapärane selline uurimuslik praktika, et süvenetakse sügavuti mõnda teemasse või siis ka materjali, et või need on nagu ühtviisi olulised lähtekohad ja tegelikult võivad nad olla ka segatud, et natuke sa juba andsid aimu sellest enda süsteemsusest võib-olla, aga mis sinu jaoks selline nagu ühe idee kallal töötamise puhul siis kõige olulisem on või kuidas sa töötad õigemini? Ja ma tegelikult töötangi niimoodi nagu käsikäes, et selline teoreetiline või mõtisklev või uuriv osa ja siis natuke jälle mingit materjalikatsetust ja ikkagi see füüsiliselt käega ka kas või visandi tegemine füüsiliselt või et mingi katse sulatus või mingi klaasi lõigegi vahepeale, et see aitab jälle seda nagu mõtet ka ideed nagu sellest teosest niimoodi leida, et ma sellises sümbioosis nagu töötangi.
et sa saad öelda ka seda, et mõnikord idee kasvab välja ka materjalist. Ja, või see materjal võib anda väga olulise panuse sellesse ideesse või sellesse teosesse. Jah, kindlasti. Et kui mõeldagi sellele, et selliseks väljundiks oled sa valinud võib-olla rohkem viimasel ajal just sellise installatiivse lähenemise, et siis võib-olla küsingi selliselt, et mida see aitab sul väljendada rohkem kui võib-olla tarbevorm, mis võib-olla klaasi puhul on olnud ka midagi, mida sa oled aeg-ajalt puudutanud. Jah, minu jaoks tegelikult on kõik selline üks suur tervik. Et ilmselt mul on nagu kuidagi võib-olla loomu poolest, et ma tahan nagu väljendada midagi, mingit sellist suurt mõtet või tahan mingit ruumi kaudu otsida ka seda sõnumit ja väljendada midagi, et nagu ruum ja aeg ja sellised abstraktsed, ka suured mõisted on mulle kuidagi põnevad ja huvitavad. Ja tegelikult, kui ma mõtlen, et kuidas ma seda võiksin väljendada, siis sellel ajal näiteks ma saan ju katsetada materjali ja siis ma sageli olengi näiteks ulatustehnikatega alustades, ma just tegingi mingit tarbevorme selleks, et ma katsetan seda tehnikat, katsetan materjali, katsetan mingisuguseid tekstuure või võimalusi selles materjalis, aga ma annan talle samal ajal mingisuguse tarbevormi kuju näiteks. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et klaasikunsti maailmas sa võid ju tinglikult võtta vaasivormi, aga see, et seal peal on maal, graafika, optiline objekt või et see on üldse nagu skulptuurina käsitletav, et see on ju tegelikult seal sees olemas. Et ütleme, klaasikollektsionäärid kindlasti ei vaata vaasi kui utilitaarse objekti peale, vaid pigem nagu kui lõuendi peale. Et ta on nagu selline, ütleme, klaasipuhu ja lõuend on võib-olla lihtsalt see vaasi vorm, ükskõik mis moel või ka puhutud taldrik näiteks. Ja tegelikult see disaini osa on mulle alati ka väga meeldinud ja mulle meeldib disainobjekte jälgida ja mulle meeldib mõtiskleda nende proportsioonide üle ja võib-olla see tõsiasi, et meil ei ole võib-olla siin lähedal võimalus nagu tehases käia teostamas mingeid oma mingeid disainimõtteid, et see lihtsalt paraku on nii, et ma ka oma selle loomingulise väljundi võib-olla olen olnud rohkem nagu jõgi ja vesi läheb sinna, kuhu tal on võimalik minna, et kui tal on keeruline minna sinna disaini suunda, siis ta läheb sinna teise suunda. Suund on nagu üks põhimõtteliselt, aga nagu teed võivad veidi erinevad olla. Võib-olla siit ongi hea teha ikkagi kõrvalepõige siis sellelt, ütleme, sellised sinu installatiivselt praktikalt just nimelt sinna disaini suunale, et sa oled 2000. aastal tegelikult veel tarbeklaasi tolleaegse siis küll Scancrystalli ühe disainikonkurssi võitnud ja selle raames juurutati üks sinu kavand või õigemini seal oli vist mitu kavandit ka töösse, et kuidas üldse või mida nõuab selline töö tehasesse? Tegelikult tehas on minu jaoks olnud alati hästi nagu huvitav keskkond, et klaasitehas on niivõrd põnev ja kõik need klaasitehased, kus mul on õnnestunud elu jooksul käia ja mõnes kohas siis väikest viisi mingit ka tööd teha, et nad on kõik väga erinevad ja see meie tehas oli ka väga nagu tore, põnev keskkond ja tegelikult minus selline soov tehasega nagu rohkem koostööd teha oli küll hästi olemas. Aga see üks vaas homne ja mis siis seal sai juurutatud suuresti tänu sellele, et tehases oli tööl Kai Kiutsoo Värv, kes viis selle juurutustöö põhjalikult lõpuni
et need olid ka selles tehases suures muutuste ajad, et varem olid ju seal kunstnikud palgal, siis ühtäkki otsustati, et kunstnikke meil üldse vaja ei ole, et kõigega saab nagu just nagu tehas ise või meeskond hakkama, samas toote juurutamise juhti seal siis ju sellisel juhul ei ole. Et see oli selline põnev protsess ja tegelikult see, mida ühest tehasest võiks välja võtta nagu tõhusalt nagu süvenedes konkreetsete puhujate võimekusse, kõikvõimalike vormide ja lisavormide tegemise võimalustesse, kõigesse sellesse spetsiifilisse, mis on nagu ühele tehasele omane. Et see on hästi põnev maailm, et tore oleks kuskil veel nagu leida mingi koostöö. Mõned aastad hiljem oli sul see kogemus Muranos ka, mis oli siis pigem koostöö selliste suurepäraste meistritega, et räägi võib-olla sellest ka. Ja see Trieste Contemporanea disainikonkursi võit, et see oli tõesti selline tore võimalus. Esiteks selle konkursi ülesanne oli tohutult kihvt, et nende eesmärk oli siis vanu Veneetsia tehnikaid taaselustada ja leida sellele just selline mingi moodne, kaasaegne vorm. Ja mina siis oma tööga nagu liidsingi veel saades inspiratsiooni meie triibuseilikutest, Veneetsia niiditehnika ja meie siis rahvusliku motiivi ja tegin selline nõudeseeria ja siis peavõidust siis üks osa oli see, et Murano saarel tõepoolest kõige paremate klaasipuhujatega sai siis teostada seda seeriat. Ja see oli ikkagi tõeline elamus, kui see meister, vaadates sinu kavandit, võttes appi mõned sirklid ja mõõtjoonlauad, ikkagi mängleva kergusega ja sellise ikkagi tohutu kogemusega saab need asjad valmis teha, mis meie piirkonna meistritele siin ei olnud kuidagi jõukohased. Need keerukad tehnikad ja kõik seal on nagu klaasi paksuse, selle jahutamise, selle käsitlemise, seal on niivõrd palju detaile, millest see kõik koosnes, et see kogemus nagu selles osaleda oli tõesti nagu silmi avav. Ja muidugi iseenesest veel see elamine lühikest aega küll, aga Murano, et omaette tore, terveks eluks kogemus. Et kui oluline sinu jaoks on see, et sa enamus oma asju teed ise, aga sa kasutad ka teiste abi praegu, eks ole, et osade tehnikate puhul, et kui oluline see ise tegemine on või missugune on see vahe võib-olla siis sellel mitte ise tegemisel? Sellel ise tegemisel on sedavõrd nagu minu meelest hästi oluline tähtsus, et ma võin öelda, et ma siis tunnen seda materjali, et sellel näitusel ju ka siin on mõned suuremad tööd, mida ma ei ole teinud ise oma kätega, aga ma olen osanud neid tellida, ma olen osanud neid teha lasta tänu sellele, et ma olen nagu väikeses mõõdus võimeline seda kõike ise tegema ja ma tean täpselt, kuidas see käib ja ma tean, mida oodata klaasilt, ma tean, mida ma ootan sellelt töövahendit, millega seda tehakse, ma tean, mida ma selles tööprotsessis, mis seal juhtub, et selleks, et nagu olla võimeline midagi suuremat näiteks tellima või tahtma, sa pead siiski tundma põhjalikult seda, suutma võib-olla seda ise teha väikses mastaabis. Et nii on see minu meelest klaasiga vähemasti. Et võin veel isegi öelda, et Glass Dress on selline tore näitus olnud nüüd Veneetsias viimastel aastatel, aastakümnel. Ja seal on tegelikult väga huvitav jälgida, kui maailma kuulsad kunstnikud on kutsutud osalema seal näitusel ja neile on antud võimalus kasutada klaasi ja kasutada kõige paremaid meistreid.
et tegelikult need klaasikad, kes on sinna sekkunud, nad on palju põnevamalt osanud nagu võtta nendest võimalustest nagu välja lahendusi, et kuna nad seda materjali lihtsalt niivõrd hästi tunnevad. Et sinu puhul see lehtklaas on viimastel aegadel või tegelikult väga pikalt läbivalt isegi sinu loomingus kohal olnud, et ütleme, Eesti klaasikunstis teame külmtehnikas lehtklaasi kasutajaid, Vello Soa, Ivo Lille, kelle näitus praegu allkorrusel on, ja võib-olla Eve Koha näol, aga sellist lehtklaasi vormimist ja sellist nagu vaba modelleerimist on võib-olla mõnevõrra vähem, võib-olla mina ei tea. Et kuidas sa jõudsid selleni, et sa just nimelt lehtklaasiga? No tegelikult selle lehtklaasi ju samamoodi lehtklaasi juurde ma sattusin seetõttu, et ma hakkasin sulatustehnikatega tegelema ja lehtklaas oli kõige esimene, kõige odavama materjal, millega katsetada. Et ma sain klaasitöökoja jääke tasuta kasutada ja siis see oli see materjal, mida ma sain ikka ja jälle, millega ma sain palju tööd teha ja tegelikult niimoodi ma nagu avastasingi selle materjali aina enam enda jaoks, et mulle hästi nagu meeldib ka selle materjali, et ta on alguses sirge, ta on just nagu kahemõõtmeline, et kuidas sellest samast kahemõõtmelisest lihtsalt mingi kerge painutusega võiks saada nagu kolmemõõtmeline vorm. Et ta on niimoodi välja kasvanud nagu aegade algusest, aga vahepeal on olnud mul võimalus muidugi kasutada mitmesuguseid muid materjale ka, aga ma olen ikka selle lehtklaasi juurde jälle tagasi jõudnud. Ka peegel on samuti olnud lehe kujul mõnes mõttes. Et peeglit ma olen ju oma töödes ka mitut moodi kasutanud, aga alguses ta kasvas mul ikkagi ka sellest välja, et ta oli minu jaoks nagu üks variant nendest lehtklaasidest. Ja kui ma sulatustehnikas neid kasutasin, siis ma ju sain seda peeglit siis enne kas lõigata või lihvida või söövitada, teha temaga midagi ja pärast seda, kui ta ahjust välja tuli, oli ta nagu muutunud, ta oli pigem nagu mingi maal, et sealt põlevad välja toredad hallikad ja kuldselt teinekord mingid punakad toonid, et ma hoopis selle, ütleme, läbi ahju käinud peegliga tegelesin palju rohkem, et seda haljast peeglit või mida me tunneme peegelduvat siledat pinda, et seda ma olen nüüd hiljem mõnedes installatsioonides kasutanud. Aga ütleme, sellisel kujul, nagu sa seda lehtklaasi kasutad oma töödes viimasel ajal, need samad tööd, mida me siingi näeme, juhtumiuuringud kolmandas võtmes, et sa painutad ja modelleerid seda niivõrd vabalt, et klaasi puhul ise seda materjali mitte tundes, ikkagi saab aru, et see tehniliselt ei saa olla nii lihtne, kui see pealtnäha välja paistab, et see ei ole paber, mida sa oled siin painutanud, et kuidas sa nende koolutuste ja kõigeni jõudsid, et kui palju see vajab sellist sinult võib-olla sellist nagu inseneri oskusi või et need on kõik ju mõnes mõttes oma autori tehnika tulemusel tekkinud vormid. No ta nõuab selles mõttes ikkagi süvenemist ja katsetamist ja väga täpselt nagu jälgimist, et selle klaasi koolutusprotsessi temperatuuride jälgimist ja mõtlemist siis nendele vormidele, mille abil siis see klaas saab muutuda, mis tegelikult muudab oma kuju suuresti tänu gravitatsioonile, kui ma annan talle soojust, ta hakkab siis raskusjõu tõttu kuidagi nagu vaikselt vajuma ikkagi nagu allapoole, aga et siis need jõuõlad ja kõik siuksed nagu tema asetus kuskil vormi ja mismoodi see vorm on paigutatud seal ahjus, et need on kõik väga suhteliselt täpselt ja peenelt mul nagu välja timmitud ja mõned sellised
insener-tehnilised lahendused olen ka teinud, mida ma olen nagu saanud ahju sisse pannes, siis kasutada sulatusprotsessi käigus. Näiteks tegin ühe võlli, mida ma sain keerutada, et keerata leht klaasi siis niimoodi nagu rulli. Et jah, nendes on sellist tehnilist põnevust olnud minu jaoks nendes katsetustes. Kui palju selles sinu protsessis saab olla juhuslikkust? Jah, et alguses, eriti ka kui üliõpilasi vaatasin koolis sulatustehnikaid tehes eelkõige, siis tundub, et juhuslikkust on hästi palju, aga ma olen ikkagi avastanud, et see esimene kord on juhus, aga kui sa hakkad nagu analüüsima ja jälgima, et kust see juhus tuli, et kui sa lõpuks sellele jälgi jõuad, siis on see seaduspära. Et see juhus on see esimene seaduspärast, mida sa ei ole veel nagu läbi mõelnud või läbi analüüsinud. Ja siis, kui sa oled kõik selgeks saanud, siis tuleb mingi uus juhus, mis nagu jälle kutsub uurima. Ja selles mõttes selles ei ole midagi lõplikku, kui ma ütlen, et midagi on tegelikult hoopis seaduspära, et midagi juhuslikku ei ole. Et maailm on ikka põnevam kuidagi. Kas, et see ongi, et selle küsimuse võib-olla teine pool oli minu enda arusaamast tulenev, et kas see eksperimenteerimine võib-olla klaasis või suuremat sorti katsetused lõpevad tihti kildudega, No, nad võivad lõppeda, ja see kild võib olla ka omaette eesmärk, aga ta ei pea lõppema, et see on... Ja et see kild on ka seaduspära millestki. Et nii, kuidas sa selle asja peale vaatad ja mis sa oma eesmärgiks oled pannud. Et klaasi kui materjali imetledes alati võib lihtsalt tema seda sellist läbipaistvust, värvi, erinevaid omadusi, mis tulevad esile või võimenduvad, ütleme, valguse kaasabil, jäädagi nagu imetlema, et kas sa oled tajunud kunagi, et see ka viib võib-olla mõtted näiteks teose ideest kaugemale, et siin on võimalus võib-olla sellesse ilusse kinni jääda. Just nimelt, et see ilu lööb su pahviks ja sa enam sellest kaugemale või sügavamale selle võib-olla klaasikunsti teose nagu sõnumisse ei süvenegi. Et ma olen seda lihtsalt nagu teadvustanud, et kui see klaas on niivõrd väga ilus, siis ei ole võib-olla väga suurt huvi sealt enam edasi otsida, et kas seal oli sellel autoril veel mingi sõnum või veel mingi mõte, et seda võib-olla tuleb niimoodi võtta ja siis võib ju valida, et kas on vähem ilus või lihtsalt aktsepteerid seda ilu ja võib-olla ise oma korda, kui ma vaatan nagu kolleegide töid või kas või Ivo Lille töid siin samas esimesel korrusel, et alati ikkagi proovida näha seal veel midagi lisaks sellele ilule või sellele vaule, millega ta sind kohe nagu kaasa tõmbab. Ja siis tore on jäädagi sellesse lummusesse nagu otsimata sealt midagi muud. Kuidas sa ise seda näiteks teiste klaasikunstnike töid vaatad või mida sa pead oluliseks, et mõnes mõttes võib-olla, ma küsin seda sellepärast ka, et kas see metoodika, mida sa võib-olla üliõpilastega välja töötasid, kuidas märgata ja areneda, eks ole, nende erinevate ülesannete kaudu, et kas see sind aitab paremini vaadata teiste töid või hakkab see pigem takistama, nii nagu muuseumitöötajad tihti ütlevad, et jäävad etikettidesse kinni, et jäävad vaatama kas kirjavikku või vaatavad, kas on piisavalt väljendatud. Et kui palju võib olla selline nagu ühelt poolt professionaalne sügav materjali tundmine ja teadmine sind näitusesaalis, kas aitab või takistab? Ma olen võtnud endale pähe,
et ma ei lase sellest ennast häirida, sest ma mõtlen, et ma olen kunstnik ja ma olen vaba. Ja võib-olla isegi tänu sellele, et ma nüüd enam ei õpeta, et seda enam ma tunnen nagu seda vabadust. Aga ma ikkagi tajun ka seda rikkust, et kui ma tunnen midagi põhjalikumalt ja kui ma oskan vaadata nagu väga erineva nurga alt mingit tööd, siis see teeb selle töö ikkagi põnevamaks. Et see annab ikkagi rohkem võimalusi juurde. Kui vaadatagi praegu võib-olla sellist Eesti klaasikunsti kutkapilgul, et ega neid üldistusi ja definitsioone on ebamugav anda, aga ma ikkagi küsin sinu võib-olla arvamust või provotseerin sind sellest midagi arvama, et mida sa näed? No ma näen, et Eesti klaasis on selline põnev, mulle isegi tundub nagu inkubatsiooniperiood võib-olla, et kui sa oleks küsinud seda minu käest 5 või 10 aastat tagasi, ma oleks öelnud, et meil on selline väga tugev sulatustehnikate valdajate ring, kus on siis nagu skulptoreid ja kontseptuaalseid kunstnikke ja võib-olla ka selliseid, kes tarbevormile on keskendunud, aga nüüd mulle tundub, et selline uus laine on jõudnud niimoodi suht kõrgele tõusta, kes on hakanud tegelema puhumisega. Et tänu sellele, et Olusperes on siis selline väike stuudio ja seal saab ka õppida klaasi puhumist, siis kunstnikud on mitmed seda teinud ja saanud nagu oma väljendusvahenditesse siis selle puhumise võimaluse niimoodi võimsalt juurde ja sealt on tulnud huvitavaid töid ja kindlasti tuleb edaspidi ka, et see on minu meelest see tõusev trend ja sellega paralleelselt siis ka see nagu tarbevorm taas puhutud ilus elegantne tarbevorm saab sealt kõrvalt nagu tulla. Enamasti veel ongi see, et see sama kunstnik, kui tal on see tehniline teadmine ja võimekus, siis ta saab seda rakendada ja treenida, puhudes tarbevorme ja siis aeg-ajalt niimoodi võimsalt, installatiivselt või skulpturaalses teoses väljendada. Sina oled tegelikult vist esimene klaasikunstnik, kes sai ka kunstniku palga ja nüüd järgmised 3 aastat saab keskenduda oma loomingule. Kui oluline sinu jaoks on see koht, kus sa seda teed, et sa juba tegelikult peale kooli lõpetamist lõid stuudio koos teiste kunstnikega, et võib-olla räägi sellest natuke ka. Ja tegelikult esimene ju selline stuudio, milles ma kaasa lõin, oli koos Kalli Seinaga ideeklaas ja Kalli tänaseni peab väga edukalt seda toredat ideeklaasi ettevõtmist ja mina siis, kui keskendusin õpetamise tööle dotsendina, siis astusin sealt kõrvale, aga nüüd olen siis saanud ühineda oma õe ja hea kolleegi Maret Sarapuu ja Kai Kiutsavärviga siis klaasistuudiosse Miine tänaval, mida me siis ühiselt jagame, et seal on meil hea koostööd teha. Mida see klaasistuudio nagu sisaldab või et mida klaasiga tegeleval kunstnikul tegelikult stuudiot vaja on? Tegelikult ma arvan, et see stuudio, mis ütleme Mareti ja Kai poolt seal ka klaasiklubina on kunagi käivitatud, Eeva Käsper veel oli nendega ühes paadis tol ajal ja nad tegid kursusi, et inimesed said tulla sinna klaasi õppima. Aga mina olen sinna liitunud ja nendel on endiselt omad kursused tegelikult ootel siin, kõik ootavad pingsalt, et koroona lõpeks saaks jälle teha midagi ilusat. Aga see tähendab seda, et meil on seal
oma töölauad, meil on seal sulatusahju, meil on seal mõned lihvimistööriistad, käijad vertikaalne, üks horisontaalne käi, et sellised, et on piisavalt ruumi klaasiga toimetada, et on piisavalt võimalust oma ideedega tegeleda ja samas ka, et sul on kolleegid, kellega aeg-ajalt mõtteid vahetada. Ma arvan, see on ka nagu hästi tore võimalus. Kas ma nüüd enda poolt hakkan võib-olla küsimusi kokku tõmbama, sest ma juba silmanurgast märkasin, et meil on publikult ka küsimusi, aga ma selles mõttes võib-olla küsingi, et kuidas see praegune aeg, lõpetuseks küsin sellise küsimuse, et kuidas see praegune aeg on sind mõjutanud või et kas see on võimaldanud sul tööd teha? Tegelikult see aeg, jah, võib-olla ta ongi võimaldanud rahulikumalt veidikene tööd teha. Ja isegi see, et meie näitus siin, me lükkasime seda ju paar korda koroona tõttu edasi, et ta andis mulle natuke aega ka, natuke kauem mõnel asjal setida lasta ja mingit otsust nagu natuke veel edasi lükata, et mismoodi ma seda asja lahendan. Ja samamoodi järgmised projektid, samas eks on ka seda, et mõned näitusid lükatakse ära või konkursid lükatakse edasi liiga palju ja kuidagi oled nagu ootel ja ikkagi ei tea, mis saab. Aga ütleme selline igapäevaelu, seda enam veel kunstnikupalgalisena on nagu minul küll suur õnn nagu lihtsalt nagu ma saangi oma tööga tegeleda. See on väga tore. Seda on hea kuulda. Ei ole sind liialt ahistanud ja loodan, et asi läheb rahulikumaks. Jah. Aga jah, et võib-olla siis nüüd korra liigume nende küsimuste juurde, mida on meie jälgijad saatnud. Et hetkel on 2 küsimust. Et esimene küsimus on klaasikunstnikke peeti sajandeid maagideks, sest nad oskasid pealt näha tavalisest liivast nii hinnalise materjali luua. Ehkki sa tead, kuidas klaas sünnib, kas siis on selles materjalis sinu enda jaoks või üldse klaasikunstnike jaoks ka nii suurt maagiat kui lihtsa vaataja jaoks? No ma arvan, et on. See on jah kuidagi kummaline see, et ma olen seda üleüldse muudes asjades ka natuke, nagu mul on tundunud, et elu on ju, mida paremini sa midagi tundma õpid, seda suuremaks muutub ka see osa, mida sa veel ei tea. Et mida rohkem ma sellest materjalist tean, seda suuremaks muutub tegelikult ka see nagu maagia. Võib-olla mulle meeldib nii mõelda, aga mulle tundub, et isegi klaasikat võib-olla oma materjali kohta niimoodi võivad samamoodi minuga nõustuda. Ilusti vastatud. Võib-olla küsin lihtsalt, et kas õpingute ajal või hiljem on kunagi olnud ka võimalus täiesti siis nii nagu siin meie jälgija küsis või kirjeldas, et liivast ja soodast klaasi kokku keeta. Vabandust, ma ei tea, mis see päris retsept on, aga oled sa seda kunagi proovinud või? Ma ise ei ole, aga meie kunagised üliõpilased jah, seda tegid ja on võimalik peaaegu, jaa. Tuli läbipaistev. Natuke mitte nii läbipaistev, et tegelikult selle päris värvitu, päris värvusetu, päris läbipaistva klaasi saamine on ikkagi päris suur kunst, et ta niisama hõlpsalt ei tule. Et võib-olla seetõttu ka see Lorupi kristallpokaal, mis siin väljas on, et ta ongi nii eriline selle puhta materjali pärast. Klaasil muidu, mis värvi muidu on lehtklaas? No lehtklaas on, nagu sa isegi tead, selline rohekas ja isegi kui ta on Optivite ja ta on just kui vähem roheline, on ta ikkagi küllalt roheline. Et selleks, jah, et see on veel omaette optiliselt eriti puhas klaas, mis on siis tõesti värvinud.
Aitäh. Et liigume siis teise küsimuse juurde, et kas sa oled vaadanud Netflixi sarja Blown Away ja kui jah, siis mida sellisest klaasishow'st arvad? Ja ma olen need 2 hooaega Blown Away'd muidugi vaadanud ja no ma arvan, et see on klaasi valdkonna populariseerimiseks tohutult hea võimalus. Võib-olla kui ma võiks võrrelda seda esimest hooaega ja teist hooaega, siis mulle natuke võib-olla meeldis esimese hooaja Blown Away rohkem, sest ma sain paremini jälgida, kuidas mingi töö sündis. Et selles teises hooajas oli see kõik väga natuke nagu liiga ära hakitud ja hästi nagu sellise show peal ainult. Ja võib-olla ma nagu eriala inimesena oleksin tahtnud rohkem nagu vaadata, kuidas töö tegelikult nagu vahepeal protsessis sündis, aga et see on väga tore ettevõtmine ja klaasi puhumisest see annab muidugi sellist infot juurde inimestele, kes võib-olla ei ole üldse sellega kokku puutunud, et suurepärane ettevõtmine. Kas sa paari sõnaga saad öelda nendele, kes ei ole seda sarja veel näinud, et millega tegu on ja soovitaksid sa seda vaadata? Ja soovitaksin muidugi ja tegemist on siis sellise konkursiga, kus on klaasikunstnikud, kes on ise väga head klaasipuhujad, saanud tulla võistlema ja nendele iga päev antakse siis ette teema, millele nad peavad siis vastama ühe siis klaasikunsti teosega. Ja seda nad seal siis puhuvad ja tuleb žürii ja hindab ja alati siis kukub iga päev keegi välja ja niimoodi üksteisega võisteldes üksiti siis pannes nagu sinna kaalukausile oma tehnilised oskused ja siis selle kontseptuaalse mõtlemise ja sõnumi, mis nad sellesse teosesse panevad ja võib-olla huvitav on seal just jälgida seda, kuidas žürii analüüsib neid teoseid ja hindab neid, et see on põnev jälgida. Sooviksid sa ise seal osaleda kunagi? No mina ei oska klaasi puhuda. See on nii spetsiifiline. Et see on selline valdkond, mida peab oskama, et ma olen seda kuidagi endale ühel hetkel otsustanud, et see on midagi, mida ma jätan teiste teha, et selleks, et seda hästi osata, selleks peaks väga palju harjutama ja võib-olla peakski seda tegema siis ma ei tea, Muranol või vähemasti Rootsis või Ameerikas kuskil, et peaks põhjalikult õppima ja trenni tegema ja siin saadetud veel ka 3. küsimus, et lühidalt oli juttu sellest, kuidas triibuseelik on klaasikunstniku inspiratsiooni allikaks. Kas võiks sellest veidi pikemalt rääkida ja kas neid teoseid saab kusagil näha? Kuulan seda juttu lihtsalt triibuseelikut kududes. Ja neid pilte sellest projektist, mille eestikeelne pealkiri oli Ringtants, on minu koduleheküljel tiinasarapuu.ee täitsa võimalik näha. Ja seal siis ongi sellise koonus ja kujuga tarbevormid minul nagu triibulistena disainitud. Ja kavandisse oli veel ka paar varianti, mida siis Veneetsia klaasipuhujad, kes ka Veneetsia niiditehnikas seda triibu väga oskuslikult kasutavad, siis katsetasid ka mitu varianti sealt läbi, et nende kogus need variantid on siis olemas, aga mul on kodus ainult üks sellest tegelikult see vaas, mis sai puhutud sellest komplektist. Niiditehnika on midagi sellist, mida ka tegelikult näiteks praegu tarbeklaasi suure taustajad mõnevõrra teavad, et seal on niitdekooriga sarju olnud, aga mõnevõrra kindlasti erinev. Ja see Veneetsia niiditehnika on hoopistükkis erinev, et seal valmistatakse ette sellised pulgad, mis võivad olla erineva sellise mustriga, kus seda värvilist või valget opaakset klaasniiti on läbipaistva klaasmassi sees juba mitut moodi keerutatud ja siis, kui need omakorda pannakse kõrvuti ja võetakse piibule, hakatakse puhuma ja neid võib-olla
keeratakse, väänatakse, pannakse üksteise sisse, et seal tekivad mitmed põnevad nagu mustrikombinatsioonid, meil kõigil on Veneetsias oma nimed, see on selline täiesti eraldi maailm Veneetsia klaasis, veel see Veneetsia niiditehnika. Sellest tulevikus võib-olla võime teha tehnikatest loenguid, et paremini neist aru saada. Aga on tulnud veel üks küsimus, et sa mainid ideedest, ei ole kunagi puudus, aga küsin hoopis, kuidas mitte ideede paljususse ära eksida. Maarja Mäemets küsib siis sellise küsimuse. No see on ka hea küsimus ja ma ise vahetevahel olen ka seda nagu tajunud, kui see ideede laviin kuidagi tulebki sulle peale ja mul on laual mitu asja, millega ma võiksin tegeleda. Üks asi on see, et anda aega. Et kui see idee sind ikkagi näiteks aasta aega kummitab ja rahu ei anna, siis on mina näiteks oma lõputööga tundsin seda, et ta valis mind välja, et mina tema ära teeksin, mitte et ma oleks olnud ise see aktiivne pool nii väga. Et jah, anda aega võib-olla nii endale kui sellele ideele, et kui see idee tuleb, et märkida ta üles, aga mitte teda unustada, kui ta ununeb, siis ta jääb. Ja võib ka ikkagi niimoodi proovida ratsionaalselt valida või kellegagi rääkida. Ma olen ise näiteks oma õele oma ideed kõik ette rääkinud, ta soovitab mulle midagi ja ma valin hoopis midagi muud. Et see on ka väga hea meetod. Rääkida kellegagi. Et sa Maretit juba põgusalt mainisid selle kaudu, et te jagate ka stuudiot koos, aga kuidas ühte eriala siis kaks õde omandanud, ütleme, kuidas teie arusaamad klaasist on, et kas need ka kattuvad väga või ka kaklete osade põhimõtete pärast? See on ju absoluutselt totaalne vedamine, et meil on selline kolleegi suhe lisaks veel sellele, et me oleme õed, aga meie nagu võib-olla maitsed ja meie arvamused ei kattu, aga nad ei ole ka nagu risti vastupidised, et tegelikult nad on hästi nagu üksteist nagu toetavad ja edasi aitavad, et ma olen nagu selles näinud seda väärtust, et me oleme piisavalt erinevad, aga samas võib-olla mitte nii kauged, et me üksteist mõista ei suudaks. Et see ongi nagu suur luksus, ütleme nii. Keegi aitab kaasa mõelda nendele küsimustele. Ma vaatan, kas tuleb veel küsimusi. Et paistab, et rohkem ei ole, aga sellisel juhul, kas sulle tundub, et midagi väga olulist ei täna tegelikult nagu ütlemata sinu kohta? Minu kohta? Jaa, et midagi, mida ma ei osanud küsida. Ei, ma ei oska öelda. Ja mida ma tegelikult ju tahan tohutult öelda, suur tänu Tarbekunstimuuseumile ja sulle, Ketli, et sa aitasid ja toetasid selle näituse tegemisel. See on olnud niivõrd põnev minu jaoks ja nüüd olen siia uhkesti veel sattunud samal ajal Ivo Lille näitusega, et loodame, et see koroona saab ka nii palju läbi, et need näitused saavad uuesti korraks lahti minna, et siis kõigil, kellel ei ole veel võimalust olnud tulla siia näitustele, et saavad äkki tulla. Jah, kindlasti. Suur aitäh teile, et see on olnud võimas. Ja tegelikult ma tahaks tänada ka kõiki neid kaastöölisi ja kaasteelisi, kes mind on aidanud selle näituse tegemisel. Ja kelle käest ma olen saanud ka osasid töid siia näitusele. Mitte kõik ei ole siis muuseumikogudest, vaid on ka erakogudest, et tooksin välja Kalle Oja, kelle käest ma sain selle Lorupi pokaali, mida ma otsisin kaua. Sest meie Lorupid läksid just disaini püsinäitusele. Just täpselt nii,
Väga suurepärane, et meil on tegelikult nii palju erakollektsionääre, kelle kogud on silmapaistvad. Tõesti ja see oli ka seda näitust tehes tore. Mul oli põhjust ja võimalust nagu otsida ka väljaspoolt muuseumi veel nagu lisaks sellele otsimisele muuseumi sees. Aga mina muidugi tänan sind väga, et tegelikult see teekond sinuga seda näha, kuidas sa süsteemselt kõikide nende muuseumikogude, et esemekogu on ikkagi väga suur, et seda kõike läbi nii-öelda kammisid ja enda jaoks seda mõtet kogu aeg setitasid. Mul tuli meelde nüüd üks mõte, ma mõtlen, mida võiks öelda selle näituse kontekstis just, et kui ma seal fondides vaatasin neid töid ja mul nagu see taotlus ise on, et kogu aeg nagu teha midagi hästi kerget, midagi vaba, võimalikult vähe, et võimalikult sul midagi ei ole. Ja mul tekkis see küsimus, et huvitav, kui ei ole nagu kogenud seda rikkust ja seda küllust ja selle pärandi nagu vastutust, et võib-olla siis ei oska tegelikult hinnata nii väga seda kerget või helget või seda ka asjadeta ja nagu pärandita nagu olemist. Et selle parandusega kohtumine nagu võimendab veel seda nagu võib-olla seda kerguse nagu taotlust. Aga et selle mõistmiseks jälle on see pärand nagu vajalik. Aga see on väga ilus mõte, millega lõpetada, et sa oled väga hea sõnastaja. Aga mina omalt poolt tänan kõiki, kes meid siin jälgisid, et oli väga kuidagi, ütleme, teissugune õhtu minu enda jaoks ka, et ei ole enne selliselt vestelnud, aga ma ütlen teile kõigile siis veel uuesti olulised asjad üle, et Tiina näitus saab tegelikult avatuks 20. juunini, et me pikendasime seda ja väga loodame, et koroona ka hakkab taanduma peatselt ja me saame jällegi inimesed muuseumisse lubada. Ja täna jõudsime tegelikult ikkagi väga põgusalt ainult rääkida osadest teemadest, et ma soovitan kõigil, kellel nüüd tegelikult Tiina vastu suurem huvi tekkis, kindlasti lugeda üle Silvia Pärmani intervjuu Tiinaga, mis on muuseumi kodulehel olemas uudiste rubriigi all. Ja nii nagu Tiina juba eelnevalt ütles, on tal tegelikult väga põhjalik kodulehekülg tiinasarapuu.ee ja kindlasti siis Sarapuu ühe U-ga, et ärge siis selles eksige, aga suur tänu teile kõigile ja me tegelikult ikkagi peatselt loodame, et saame kohtuda juba siin muuseumis, et mitte läbi interneti ainult, et kõike head, ilusat õhtut. Aitäh, kohtumiseni!